Bussitranspordiga oleme tegelenud 30 aastat, saab kuskil 30 aastat. Tegelikult oleme nagu suurim koostööpartner on ikkagi Märjamaa vallavalitsus. Nii. No kuna me oleme väike ettevõte, siis on nagu tore, et ka saad kuskile kuuluda ja teistega suhelda, olla nagu võrdsega. Parim asi on selles ühenduses kindlasti inimesed ise. Parim on see osa on need inimesed, aga asjad, mida me oleme koos teinud nendega. Ütleme, nagu Andres juba seal rääkis, et mis me kõik oleme teinud ja tegelikult me olemegi neid teinud ja need ongi toredad. Ütleme selles mõttes, ega ta ei ole rahaliselt aidanud, aga kuna ma teen sellist spetsiifilist teenust pakun, siis tegelikult väga paljud, ka ühenduse liikmed on minu teenust küsinud ja oleme koostööd teinud, et kui nendel läheb hästi, siis läheb ka meil hästi. Ja nii on. No ikka olen leidnud ja ma arvan, et ka on mind läbi selle MEP-i tutvustatud, teised MEP-i liikmed on võib-olla soovitanud, ma isegi arvan nii. Äge. No ma arvan niimoodi, et ikkagi reisid arvatavasti võiksid need reisid olla, et me näiteks Dubais käisime, me käisime seal Dubai Expol. Meid ei olnud palju, sellel korral ei olnud palju, 12. Tavaliselt oleme 30 käinud, aga siis meid oli 12 liiget seal. Ja see oli, ma arvan, et eriti selline kokkuhoidev ja nagu üks mees olime seal. Pikka iga, uusi liikmeid ja selliseid toredaid üritusi, ma arvan. No loodetavasti 5 aasta pärast, võib-olla 5 aasta pärast oleme jälle samas Märjamaa rahvamaas, tähistame 30. juubelit, aga loodetavasti on ka uusi liikmeid tulemas. Ma loodan vähemalt seda, et ega meie oleme siin enam-vähem olemegi see 25 aastat olnud, et asuteliikmed olid seal võib-olla tõesti, et kes asutasid, aga me oleme enam-vähem seal ka, et noh, ma loodan, et tuleb uusi inimesi ja uusi ettevõtteid. Sa ei ole üksi. Kui sa oled väike ettevõte, siis kindlasti liitu. Kui sa oled suur ettevõtja, mida meil tegelikult ei ole vallas, siis ma arvan, et ikka tasub liituda.